tasa. Noh, ära nii kõvasti tühjast asjast ei räägi. Ja mis pettidesse puutus, siis ma olen ise ka pettidest pärit. Ta ikkagi pani, öeldakse labidaga vahest. Suured pisarad lihtsalt jooksevad mehest, kelle kohta öeldakse, no kurat, see oskab teisi ainult sõimata. Torm on väljas, kuulete ju? Mis puutub diplomaatiasse, siis mina olen palju tugevam diplomaat kui Jüri sina. See inimene oli hull. Ainult armunud, mitte hull. Jüri oli ju vasakult ja paremalt läbi pekstud poiss. Meil ei ole olnud ühtegi, niimoodi nina-ninas kismat. 5000 rubla ehtsat raha ja nagu pangatöötajad kinnitavad, on selles kastis täpselt 1 miljon rubla. Tema ei oli ei ja jaa oli jaa. Ja seal vahepeal, peaaegu ei olnud midagi. Peale keevitus tehtud tugevdamiseks ikkagi murdunud. Teine ketas küljest ära murdunud. Jüri Müür, mehe nimi Juhani poeg. Eesti filmimees, kolleeg ja sõber. On maailma ilma tuhandi ja rahvik pikk miljoni. Üts ainus mulgimaa. Üts ainus mulgimaa. Kuidas olla ta, kui pikad silla. Siin on Jüri juured. Kõlagu see pealegi veidi kodulooliselt. Kus mujal peaksin sellest rääkima? Või miks peaksin selle rääkimata jätma? Ma arvan, et vaevalt kauged esivanemad seda tammi istutasid. Pigem raadati põldu, jäeti üks suurem puu kasvama, mille ümber siis ka taluhoonet püsti pandi. 13 põlve on minu teada esivanemad siin elanud. Võib-olla ka kauem, igatahes enne Põhjasõda oldi siin paigas. Lihtsad Eesti nimed, Mats, Juhan, Jaan, Jüri ja nii edasi. Siis minu vanaisal oli 2 poega, Martin, minu isa, keda rahvasuus Märdiks kutsuti, ja Juhan. Ühele, nagu ikka talus, arvestates jõukust anti haridus, teine pidi jääma siis talu pidama. Juhan õppis Tartus agronoomiks ja Juhan ongi Jüri isa. Mul tuleb meelde, et kui aastal, kas see oli 1796 või, mõõdeti Eesti lugemisoskust, siis kõige kõrgem lugejate arv või protsent oli Tarvastus, 72%. Kas äkki selline hea toitepinnas ei toitud ka Jüri hoiakud olla mulk ja uhke selle peale olla. Kui näiteks ikka need Prantsuse Joannot Lumerid ei oleks seda kinoasjandust leiutanud, siis peal mingi ime, kus ei oleks arvastus sündinud. No ja võtta kinni. Võib-olla see kinoasi ka sellest tuleb, et laudalakas on siin ka filmi näidatud. Istus poiss ja vaatas või? La paloma ohee, einmal wird es vorbei sein, einmal holt uns die See und das Meer, gibt keinen von uns zurück. Aga tükk aega enne seda suvitab Matsimärdil noor maalikunstik Peet Aren. Ja ta joonistab taluõvel üles 14-aastase tüdruku nimeks Härta. Perepoeg Juhan on sellest tüdrukust kõrvuni sisse võetud. Näiust saab Jüri ema. Agronoomia tudengist isa on esiklapsest sedavõrd vaimustatud, et pildistab teda kadestamisväärivalt palju. Tollal polnud see eriti tavaline. Õnnetus murrab sellesse Eesti perre sisse kuidagi kohutavalt valesti. Jüri ema on surres vaid 27-aastane. Aga Jüri ema suri sünnitusse, 2 poisi, kaksiku poisi sünnitusse. See võttis Jüri isa väga-väga. Ta nagu raugastus esialgu ja... Isa on hädas vast sündinud kaksikutega. Põngerjad pole ju hoopiski süüdi abikaasa surmas, aga miski torgib hinge. Ja siis abiellus Jüri
isa leidaga. Pigem on see mõistuse abielu. 3 poissi tahavad söötmist ja kantseldamist. Jüri ei võta võõrasema omaks. Ei mingid kurja võõrasema klišeed, aga albumitest ju kaovad pärisema fotod. Peaaegu kõik. Kes need siis hävitas? Kui Jüri on 9-aastane koolipoiss, kolib pere Tartust siia Toomale. Isa katsepõldude juurde Tooma sookatse jaamas. Selle suure maja teine korrus on nüüd perekonna uus kodu. Siinsed rabad ja sood, metsad ja järved saavad müüripoisi lapsepõlve maaks. Mingi võõrastava hellusega meenutab Jüri hulka aastaid hiljem, kuidas ta isaga katsepõlde mõõdab või kuulatab, kuidas rohi kasvab. Ta ei teinud ju midagi niisugust mõrtsukalikku, ta tegi ju lihtsalt, tema fantaasia oli nii kõrgelennuline, et ta ei saanudki ohjeldada tavalise lapse raamidesse. Jüri maailmamatk Toomalt sugulaste juurde Suisleppa, see teeb oma 100 kilomeetrit, väärib meenutamist tänagi. Ja siis ühel päeval tuli ukse taha Andres Eerik koos ühe väikese valge peaga poisiga, kellel jalad olid koledal kombel ära õrdunud saabastest, villides lausa jalad ja pisarad silmis. Jüri Müüri ja Tõnis Kase vanaemad on õed. Poisid on sündinud ühel ja samal aastal. Aga siis ta ravitses natukene meil jalgu, siis anti meile kummalegi 5 senti ja saadeti jäätist ostma Vabadusplatsi peale. Aga ta oli niisugune poiss, kellel oli midagi sellist selja taga, mida minul ei olnud ja seepärast Jüri oli minu jaoks oli kangelane küll. Ja kui neil sündis omal tütar, no see vaeseke sai küll poiste eest kogu aeg kolki. Aga ega see made kasvas poistega ka ise nagu oleks ta poiss. Aga see rüblik notab oma kullakallist päris ema taga. Võõrasemal leidal, heal perenaisel, lipsab üle hulde. Sa oled liiga oma ema nägu. Ja Jüri oli juba natuke suurem ja eks temal olid omast emast omad mälestused ja võib-olla need ei läinud kõiki nende asjadega kokku. Aga ma ei oska öelda, nad vist ei olnud nii lähedased. Viimane eestiaegne rahusuvi leiab Vanderselli uutelt seiklustelt. Meie elasime Narvas jaama ligidal seal. No ja siis Jüri kauples, et pühadeks tuleb Jüri meile Narva. Poisil meeldis hirmsasti vaadata ja kuulata, kui need vedurid ja manööverdasid seal. Meie ootame, Jürit ei ole kuskil ja hakkas juba hämarduma. Ja tuleb Jüri, aga andis meil teist vaadata. Ennem ikka pesime ta puhtaks, et saame aru, kas ta on enam Jüri. Sa suur jumal. Siis küsime, kust sa nüüd laps tuled? Ma tulen jaamast, ma ju läksin jaama. Ja siis tuli üks vedur ja pidas kinni, et kuule, kelle poeg sa oled? Mina olen Müüri poeg. Kas sa tahad sõita ka või? No tahan jah, seda ma siin ootan ju. Ja siis Müüri poeg võeti sõitma, aga mis siis pärast selgus? Selgus sedasi, et meil oli jaama ülema nimi oli Müür. Argi ajalugu ja suur ajalugu lähevad omavahel lõplikult sõlme. Jürit ei võeta muidugi Endla rabasse seal redutavaid Vene sõdureid püüdma, aga ta näeb õhtupoolikult tapetud soldatite ja oma külameeste veriseid surnukehi. Esimest korda on sõda tulnud otse poisi koduõuele. Õigupoolest jääbki keskharidus Jüril siin Eestis saamata, aga seda poiss veel ei tea, kui ta maha põletatud ja puruks trambitud Tartusse kooli saadetakse. Poeglaste gümnaasiumas on Saksa Raatsaret. Poistel tuleb leppida tüdrukute koolimajaga.
poisil oli niisugune emaranäoline hele. Ta pealine väga niisuguse energilise käitumisega poiss, mitte väga pikk just, aga paistis silma oma niisuguse resoluutse käitumismaneeriga. Kui ta oli nagu midagi otsustanud, siis see oli ka tema arvates õige asi ja sedast ei tulnud loobuda. Ja müürist on jäänud mulle selline mälestus, et see oli poiss, kellega ei tasunud kaklema minna, siis ta ei jätnud järgi. Sa võisid ta ka maa lüüa, ta tõusi üles ja hakkas ikka otsast peale, nii et parem oli heaga läbi saada, mitte norida. Ka see koolimaja põleb sõjatules maha. Ime läbi on säilunud Jüri Müüri välja antud, küllap ka kirjutatud teise B, siis 8. klassi laualeht DB sõna. Rahvuspartei häälekandja, milline jultumus, teeb Müürist uue valitsuse propaganda ja pressiministri, ei vähem ega rohkem. Sest et tal laiad lõuad on ja seepärast hästigi saada võib. Peaminister Uusi Raukas, klassi pea, ongi selle rariteedi meieni hoidnud. On märts 43, kui 2 jalga lonkav sõjaaegne kool poisid ellu saadab. Lõputunnistus on kõike muud kui särav. Leitud muide KGB arhiivist. Direktor Maasik keelitab poisse haridust jätkama. Jüri lööb käega. Tema otsus on juba valmis. Punaväe lennukid pommitavad julmalt Tartut. Just siis, märtsis 44, mobiliseerivad sakslased oma hõredaks kuivanud tagalakaitseks koolipoisse, kohalikesse õhutõrjeüksustesse. Neist saavad lennuväe abilised või abiteenistuslased, Luftwaffenhelferid. Südasuvisel päeval läheb ka Jüri Müür. Ma ei tea, miks ta läheb. Või miks ei tea. Vabadussõja vaim, aga ka seiklus-iha. Kurt Vonnegut nimetab seda 20 aastat hiljem laste ristisõjaks. Siis oli aasta 1944, kui ema ütles, et nüüd täna tuleb pildistamine. Istusime kõik, vennad Jaan, Juhan, Jüri ja mina. Mina muidugi trügisin ikka kogu aeg väiksest peale ikka Jüri juurde ja Jüri juurde. Pärast seda nagu Jürid enam ei olnud meil kodus. Meile öeldi, et Jüri läks sõtta. 15,5-aastane poiss astub lennuväe abiteenistusse vabatahtlikult. Asjaolu, mis hilisemas elus alatasa küsimärke tähendab. Küllap on üheks mineku põhjuseks ka Jüri ja võõrasema liiga teravaks läinud vahekord. Augustis 44 järgneb koolipoiste kohustuslik nõndanimetatud viimane mopp. Punaarmee on juba Eestis. Käimas on ägedad lahingud Narva all. Tartu koolipoisid, teiste hulgas ka Jüri, viiakse Kiviõlisse. Osa poisse treenib flakkide peal, need on õhutõrjekahurid. Teine osa õpib õhutõrje helgiheiteid käsitsema. Kolmandad punnitavad tõkkepalloonide juures. Balloonid rippusidki 400 meetri kõrgusel olivad. Aga siis, kui äri on jõudi, siis lasti nad 800 meetri peal üles. Ja terasvaieri peal. Ja seal üks udusele hommikul oligi niisugune lugu, see oli juba nii septembrikuus ja saaks enda lennukil sisse lendama. Narva lahingu kõma kostab juba Kiviõlisse, aga päris sõda on poiste jaoks ikka veel põnev seiklus. Pilt siinses õpperaamatus või filmis. Kuni pommitamisel 2 3. patarei poissi surma saavad. Pärast seda hakatakse tasapisi deserteeruma. Sakslased ajavad taga. Jüri on paigal kui raudnael. Sass Blink on Kiviõlis just säärase raske flaki 8. numbriks, laadjaks. Sepa poeg nagu ta on. Veel ei tunne Sass Jüri Müüri. Veel mitte. Veel pole ta Jürit mustlasmaadluses võitnud. Jürist saab 20 mm flaki esimene number muidugi, sihtur. Nad treenivad valmisoleku kiirust, käterätid küünarnokkide põlvede ümber, et peale hüppel haiget ei saaks. Üks heleda peaga poiss siin looreha istmel võiks ju olla ka Jüri.
23. juuli 44 on vihmane pühapäev. 2-3 nädalat mahvi saanud abiteenistuslased hakkavad vannet andma. Siin kusagil rivis seisab sinises mundris ka Jüri Müür, 4. patarii Helfer. 208. flakipataljoni komandöriks on major Schlager. Ja Jüri üürgab koos teistega. Ma luban, et võitluses bolševismi vastu vapralt oma kohust täidan ja selleks kogu oma jõu annan, nagu kohane Eesti lennuväe abilisele. Mööngem, ei mingit natslikku retoorikat. See on Jüri esimene võõras mundris võõrale sõjaväele antud vandetõotus. 2 päeva hiljem algab Punaarmee suur pealetung Narvale. Saime teada, no ega meile öeldudki, et Eesti maha jäetakse. Ja midagi hommikul me äratsime kell 6 hommikul kell 5 juba löödi üles. Kell 5 üles, klamati kokku. See olime just täpselt rivis kell 6, täpselt kell 6 käis esimene kärakas. Lasti midagi seal kivi üles. Hakkas tõhku lasma. Ja. Aga see kõik seal Sinimäe teatririnad ja kõik alles taandusid. Hakkas taandumalt 18. tagutage meiegi. Ja 17. hommikul või 6. hommikul hakkas ju vaid ka üle Jämajõe tuli ju. Anti lihtsalt käsk kõik ära hävitada, siis me peksime kõik puruks. Sellepärast, et mis põletada, siis põletada ja mis puruks ja nii, et lihtsalt kõik jäi sinna. Kiviõlist lahkudes lasevad sakslased taevasse 50 000 tonni õli, aga ka muu oma sõjaväelisi kraami. Ja no need pilt oli ikka masendav tegelikult. Ja ma ütlen, et mis see 16 aastane on ikka niisugune, ta ei ole ikka päris mees veel tegelikult, jah. Emajõel käivad juba kõvad lahingud, kui poisid Kiviõlist ära viiaks. 23 aastat hiljem tuleb filmilavastajal Müüril see lahing veel kord läbi mängida. Üle Eesti on kokku saadud 3000 lennuväe abilist, nüüd pudenetakse rongilt ja vooridest hulga viisi. Meil oli Tallinnasse läinud 1 kerran. Aga see mõtlesin, et toredad poiss, kes minu elus kallima kui nende emo siin või. Ei pane nagu edasi, tulgu mis tuleb poistega koos. Taganevate sakslaste moonavoorides läbi Ruhja ja Riia Kuramaale. Niinimetatud Kurakott sulgub 5. oktoobril 44, jättes sisse 180 000 hästi relvastatud saksa sõdurit. Siin on nüüd ka mitusada Eesti poissi. Just siin Kurakotis ülendatakse abiteenistuslane Jüri Müür Luftwaffe Oberhelferiks, umbes nagu kapraliks. Eks see üsna väike jupi jumal ju ole, aga õlaku peal on sul nüüd hõbepael. Koju tagasi enam ei pääse. 29. oktoobril lahkub puruks pommitatud Liibavi sadamast transpordilaev Mimi Horn, mille pardal ka 400 Eesti poissi. See oli väga tormine ilm oli tegelikult, kui me sõitsime ja igatahes lennukid karta ei olnud, aga mina ei tea, meil olime all punkrites seal suured türmides, nagu kutsutakse, ja ega ei kuulnud. Saksa kaptenil õnnestub vältida torpeedorabamust. Õhtul olime tantsikis. Aga kui huvitav tantsikis oli see, nagu rahuaeg, lampid kõik tänavatel põlesid, nagu polegi sõda. Enamik neist on esimest korda Saksamaal, üle pea Eestist väljas. See oli kogunemislaager. Egeri laagris oli palju rahvusi koos, aga meie neid ei näinud, sest laager oli karantiinis. Suurem osa, kus mina olin ja ka Jüri olid niimoodi Turnhalles. See oli üks võimla, kus me olime põrandal siruli maas nagu silgud. Rõdu oli ka üleval, see oli ka poisse täis kõik. Egeri laagrist sudeetides jääb paha mälestus. Ei, Tsehhis Egeris me ei saanud missugust õppust. Ainult, et õhualarmi aeg joosime öösel välja veidi 2-3 kilomeetrit kohe lennuväljast eemale. Sireenid uilgasid ja selle järgi käis 3 prahvakat. Alarmi lõpp ja me jätkasime jälle oma tööd. Ei olnud seal mina Jüri näinud. Ta võis seal kuskil olla, eks ole. Aga kus seal mitu barakki oli eestlasi. Nad seal oli ligi 1000 eestlast umbes oli. Siin Egeris marssivate Eesti poiste hulgas on siiski ka Oberhelfer, Jüri. Mismoodi see poiss meie nüüd ülejäänud poistest erines? Ega mitte millegi muuga, kui ta oli väga tragi ja agar ja ettevõtlik
ta oli meil, tegutses meil tõlgina, ta oli juba Oberhelfer ja kamandas jõudu meil sakslaste asemel. Kui hästi või halvasti tema saksa keelt valdas, seda mina ei tea, sest minu enda saksa keel oli tol ajal praktiliselt 0. Ja et ta oli meist paar aastat noorem, see oli mulle suur üllatus. Kuu aja pärast detsembris 44 sõidavad poisid põhja, Läänemere äärde nii-öelda tegevteenistusse. Ja siis Jeenasse läks ka muist poisse veel, aga kõige rohkem jäi ligi 600 poissi jäi Wismarisse. 2 rühma oli kogu aeg, üks oli suhkruvabriku valves ja teine oli siis sealt lennukimootor teas oli. Just enne meid oli kõik pommitamas kõvati, pealt tuli kõik rusu, aga maal käisid töö edasi. Saksamaa ägab Inglise ja Ameerika lauspommirünnakute all. Just siis Jüri kaob. Kuhu jäi Jüri? See on nüüd küsimus. Keegi ei tea, et Jüri oleksid mäletanud. Ta võis minna Wismarisse, sinna oleks kõige suurem hulk poisse, aga ta ei olnud seal kuskil ei tõlk ega mingi asjamees ega toavanem. Minu isiklik arvamus on, et ta sattus kas haiglasse, kas viiliselt haiglasse või oli tõesti haige. Oberhelfer müür on tõesti saanud veduri kõrval haavatu, kui rongi ründab Ameerika lennuk. Ta lamab ilmselt Wismari laatsarites Põhja-Saksamaal. Öösel on taas ameeriklaste pommirünnak. Järgneb paljasjalgne lippamine elu eest. Haiglahoovil jääb Jüri lõhkeva pommi tekitatud mullahunniku alla. Põrutatud, kurdistunud, kuid elus. Ülejäänud poisid sõidavad veebruari lõpus sakslastest okupeeritud Taanimaa poole. Kas püüdsid Eesti ohvitserid poisse säästa sõja lõpu Saksamaa agooniast? See pole tänini päris selge. Igatahes lehvib rongil meie lipp. Aga taanlased Saksa mundrit ei salli. Kohalik valvur siis ütleb, et Kopenhaagenis keskelt läbi iga tund üks sakslane tapetakse. Aga sakslaste komando järgi pidi ikka relvastut valve meil ümber olema. Ja Jüri müüril oli siis ka pardakahur vööl ja tema käis, mitte rivis, vaid tema käis kõrval. Ja kuskil ühe trammitee ja platsikese servas, riste servas, poisid ütlevad, et käis pauk ja üks sakslane kukkus. Jüri müür vaatas korraks tagasi. Aga siis Jüri, tema tuli ja see oli nii aprillikuus. Ja tema sattus kolmandasse rühma. Kolmandasse rühma ja mitmed jaoülem olid, ja tema käis rengi selles sakslase töölikonnas, oli see valgeste töölikonnas ja ega ta niisugune uhke ei olnud, või tahtis näidata, et ma olen ka ikka ülemus. Ja kui midagi oli see saksa moodi, kui ta ise on saanud, ka see püsti pika tegemine. Ja kõik vahepeal pani isegi käed taha veel selle. Ja siis käis saksa keeles ka veel inlegen ja martsak ja nii mõnigi mees ütles, kurat, tsiviilis kuradel peaks kandma sul. 2 nädalat enne sõja lõppu tabab Eesti sõdureid siin kevadrohetaval Jüüti poolsaarel kummastav kogemus. Nii nagu neil päevil tavaks, peavad Inglise lennukid vabat jahti. Siis tuli neil lennuk. Nii madal lennul, et rattad oleks võib-olla juba võinud peaaegu mõne vaguni katust riivata. Need ikka ole suured, müra hirmus suur ja hirm ka hirmus suur. Aga nad ei tulista, teevad ringi ja kaovad. Ja juba aljendas kõik, meil oli oma lennuväe sinised vormid olid. Ja siis see väli oli sinine, sest et neid oli ju ikka seal sadasidega või isegi 1000 tegemist tähendab. Ja need poisid siis jooksid kõik sinna põllu peale, aga varjude polnud kunskil, lage maa polnud, isegi kraavi polnud seal tegelikult. Aga muidu ühtegi lasku mina igatahes ei kuulnud, sest et olekski lastud sisuks ohvrid ka olnud. Inglaste Moskiitode eskadrilli komanderiks on eestlane Endel Susi. Küll tema juba lippu tunneb. Sõda lõpeb poistele miskit pidi eriti argiselt. Briti väeüksuste huvi nende vangi võtmiseks on alandavalt jahe.
On 2. mai 1945. Saksamaa kapitulatsioonini jääb 1 nädal. Kes minult küsin, vastan koju lähen. Ehk küll kaugel, kaugel on mu kodu, kuid mu süda on sääl. Omamoodi vedamine inglaste vangid. Ameeriklaste tollane naiivsus paistab tänaseni vapustav. Igaüks on nats, kes julgeb heade venelaste eest jalga lasta. Selle kogemuse tähendus jõuab poisteni alles tagantjärele. Isegi rivi tegime seal, ega me ei olnud nagu vangid, kurat, me ise rivi tegime. Ja inglased vaatasid, noored poisid, kurat, kas löövad paremini kui nemad vaatavad sammu veel. Ja hommikul jälle marss edasi. Jüri siis leidis ka, et asi on nii, tema nagu oli vähe veel ülemuse plaani seal. Ja marssisime senikaua, kuni jõudsime ühte külla. Jüri läks mingisugust komandantuuri või asja sinna sisse või bürgermeisteri juurde, kuhu ta sisse läks seal. Sen ligidal säädisime ennast ikka ilusti rivisse ka, mitte enam sedasi koerakarja moodi ei läinud. Rivi korras ette, meie seisame ilusti rivis, Jüri käib sees ja tuleb välja ja tuleb temaga koos keegi ka sealt ukse pealt näitavad, et mingi nüüd seda teed vasakut aru. Kui meid nüüd Tannaust ära Uklei äärde veeti, oli ka üks suuremat sorti buss. Ja Jüri tahtis siis selle bussi puritiiva peale ära sõita. Aga bussijuht kamandas ta sealt ikkagi maha. No vist seda ka, et tema nüüd nagu vähe suurem asja, mis meie seas oli. Jalta konverentsi salalepingud kohustavad lääneliitlasi Stalinile välja andma ka eestlased. Loetakse nad ju Nõukogude kodanikeks. Esialgu on nad siiski täiemõõdulised sõjavangid. Algul Saksamaal, siis Belgias, inglaste suures vangilaagris, Zettelhemis. Jüri siia ei tule. Ta on juba Lübeckis ja saab vast asutatud Eesti komiteest üpriski dokumendi sarnase paberi. Ta on kass, kes kõnnib nüüd oma pead. Saksa keel suus, väge ja pealehakkamist täis. Sokutab ennast sisse tsiviilpõgenike kodukohata isikute DP laagrisse. Sõdurpoistel on keelatud siia tulla. Aga tal on ju DP kaart, hüütud ka nota passiks. Müütab heeringaid Ameerika tsooni Kaislingeni Eesti laagris Lõuna-Saksamaal. Püüab ennast harida Lübecki lähedal Küknitsi Eesti koolis. On garaažimehaanik Neustadis. Juba on ta otsaga Flensburgis Taani piiri ääres Eesti merekoolis, mida juhatab geofüüsik Paul Kaur. Sätib ennast Inglise okupatsioonijõudude juurde mingile tööotsale. Aga sõjavangilaagris teda rohkem ei nähta. Ja siis meeleheitlik otsus minna Prantsuse võõrleegioni. Ta mängib komisjonis soomlast, sõidab läbi Prantsusmaa Marseille kaudu Orani sadamalinna Alžeerias, sealt mägede jalameel asuvasse Sidi Bella Besi, kus on võõrleegionäride väljaõppekeskus. See siin. Esimene soomlasest allohvitser viskab seikleja sealt välja. Vaevalt, et võlts soomlane müür neid romantilisi või pastoraalseid vaateid Alžeeriast üldse näha saab. Mitte ühelgi hilisemal ülekuulamisel ei maini Jüri poole sõnagagi seda matka Põhja-Afrikasse. Ma ei usu, et sealt kedagi välja löödi. Iseasi, kui avastati, kui noor ta oli. Et ta olevat soomlasena sisse läinud. Aga mina arvan seda, et Jüri, kui hakka ja poiss tema taipas ära, et 5 aastaks sinna jääda, sel ei ole jumet. Ja ta pani sealt lõikama. Ja Prantsuse võõrleegionis põgenemise eest võis teda ähvardada väga raske karistus, võimalik, et isegi surmanuhtlus. See võis olla ka Jüri kodu tagasituleku motiiv. Kõige järgneva kohta saab teha üksnes oletusi. Võimalik, et Jüri interneeritakse Prantsuse võimude poolt, kui ta palja jalu läbi Prantsusmaa varemetes Saksamaale marsib. Temasugusele terve talupoja mõistusega sänikaelale on ilmselge, et siinselt sõjast laastatud ja kurnatud Saksamaalt tuleb putket panna. Ameerikasse ja Inglismaale veel ei lasta.
koduigatsus on kui suur. Paberitest ei selgu, kas ta tuleb ise või tuuakse Nõukogude tsooni repatrieerimisesindusse. Igatahes esimene ülekuulamine on 28. oktoobril 46 Bütsovi linnas, laagris number 211. Läbi viieks Smerši, sõjaväe vastuluure, karmid tegijad. See toimub saksa keeles, mõni rida allpool väidab Jüri ennast võõrkeeli mitte oskavat. Ta astus vabatahtlikult Saksa fašistlikusse armeesse, andis vande hitlerlikule väejuhatusele võidelda Punaarmee vastu. Oma ebaheroilisest sõjakäigust õieti polegi ju muud rääkida. Või kuidas? Endisi lennuväe abilisi, kes koju lähevad, sõimatakse mahajääjate poolt punasteks ja klobitakse tihti mehe moodi läbi. Neid on üsna vähe, kes lähevad. Aga kui me Brandenburgi jõutime, kui need suured väravad lahti käiratud, eks ole, tähendab, ja sinna sisse meid viidi, tähendab. Ja siis öeldi, tulid need punase värblimehed, et ega te enam Saksamaal pole, tähendab, naerasid näkku, eks ole. Siis olime vangid, eks ole. Seal juba oli Jüriga hakkamas. Ja rongissa kõik takat olime Jüriga koos. Ja Jüri oli vist enne meid veel. Kui mina, enne mind ta oli vist seal juba. Tema oli teises kameras. Et ta oli ennast nii sisse mässinud oma seiklushimuga, et kui ta Prantsuse võõrleegionist oli pääsenud kodumaale tagasi, ta oli bluffinud ennast igalt poolt välja, mõtles, et bluffib seal ka ja kindlasti tegi ka. Kui ma mõtlen, et Jüri ülekuulamistel nuttis, et ma tahan tagasi ema tissi otsa, see oli peen bluffivend Jüri. Jüri on tagasi teel Sass Blinkiga, samas loomavagunis. Jah, Jüri võis vagunis ja tema oli all. Ja siis Jüri oli see veeküsija. Ja vette omal küll tuua, 2 ämbert tuli. Omal küll tuua, ega siis ma tuli. Mis tal seljas on? Sinel? Sinel, seda ma tean, Prantsuse sinel oli ja roheline sinel ja. Sellepärast oli ta täpselt kui Prantsuse sinel oli tal seljas ja. Narva jõutakse väga külmal veebruari õhtul 47. Pärast Hamburgi, Kölni, Dresdeni, Berliini varemete välju Narva varemed enam ei vapusta. On seda nüüd kõige toimune eest kaasvastutaja, see võõras mundris kaotaja poolel kodumaalt lahkunud poiss. No vähemalt siis on selge, et nüüd oleme kodumaal nii kui öeldi, et Vanka pole mind petnud. Ja. Kapten Kananenko saadab Jüri spetstöölaagrisse Sillamäel. Sellest saab hiljem uraani rikastamise kombinaat. Mis vägi on radioaktiivsusel, teavad tollal üksnes sõjasaladuse tundjad kui nemadki. Ja siis jäigi mina Jürist lahku. Nüüd Jüri jäi laagrisse ja mina jäi tööpatti. Pooleteise kuu pärast lastakse tal minna. Süütõendid on ebapiisavad kohtu alla andmiseks. Kogu kompromat anda üle kohaliku KGB osakonda. Ja mu kodumaa taevasina võõrus meita päikene. Küsisin, kas tahad sina kuulda. Just samasugusel märtsipäeval 47 astub Jüri Vägeva jaamast koju Toomale. Ta on 18-aastane. Pikk elu tundub olevat veel ees, aga palju kaotsi läinud tuleb tagasi teha. Ta on väsinud, näljane, kõhn, täisid täis. Ta oskab suitsetada, juua, varastada, ropendada, valetada. Ja siis oli üks märtsi õhtu ja mina ei saanud kuidagi magama jääda. Ja mina siis muudkui õikasin, et Jüri tuleb täna koju, Jüri tuleb täna koju. Ja lõpuks olid ühed sammud trepil. Ja siis ma ei mäletagi rohkem, kui olin ükskord Jüril seal süles ja kui tuppa tuli, siis mis mul meelde jäid, olid hästi suured lubjavildid. Nad olid hirmus kangid ja kõvad ja minu 2 jalga mahtus ühte vilti jäi ruumi ka veel. Aga kodus on see poiss saatusele midagi võlgu. Kodus on isa suremus tuberkuloosi, see on siinmail ikka veel lootusetu haigus. No ja siis üks hommik oligi, ma tulen trepist ülesse
Jaan tuleb vastu, ütleb, et jah, enam ei ole isa. Isa Juhan on surras 43-aastane Tooma sookatsejaama juhataja. Küllap on Jüri siin Toomal pärast Euroopa varemeid omamoodi õnnelik, kõigest hoolimata. Vahetavahel näib talle, et keegi jälgib teda. Ei, see ei ole tagaajamismaania. See on vaid riikliku julgeoleku kaastöötaja, kes uurib tema võimalikke kontakte ja saadab sidemete loomiseks välja haukad. Nii ongi kirjutatud. Ta oli tore poiss. Ta oli tore poiss, ühe sõnaga öeldud. Ta laulis ilusasti. Ta kohtles tüdrukuid väärikalt. Tema ei olnud niisugune käperdaja või kuidas ma pean ütlema. Ta oli niisugune väga meeldiv poiss. Ja sain aru kohe, et see on nii tark poiss, ma ei oskagi öelda kohe. Ta oli niisugune geniaalne. Ei saa öelda, et ta niisugune pidudel käia oleks olnud. Ma ei usu, et ta kahetseb tagasitulekut. Veel mitte. Noh, need metsad ja järved ja tüdrukud, näe, Lori laul Selma salmikus ja traktorid ja kase vihalõhn saunas ja... Kuid mees peab nüüd pere eest väljas olema. Ja siis tahtsime seda asja nii nagu tähistada, et jälle nägemise puhul kokku saime ja siis mõtlesime välja, et teeme Laari sammakad õige. Panime käärima ja tegime ära, aga meil sellega oli üks apsakas ka, see asi läks jälle juba miilitsa kätte, kus ristad said. Aga need ristad olid jälle selle sama miilitsa äiaristad. Jaa. KGB teeb otse kohe kindlaks, et Hugo Kaljumäe ongi üks Jüri kontakte. Karusi Selmaga nad alati laulsid, hästi lõbusad olid. Jüri, ma mäletangi sellest ajast, ta 47, kui ma nüüd Hugo tuttuvaks sain, hakkasime siin koolimaa juures käima Punanurgas, siis nägingi teda. Ta oli niisugune eredam, kas teil lokkis peaga vist veel. Elsa on ingerlanna. Sõja ajal Soome evakueeritud ingerlastest antakse 57 000 pärast vaherahu Nõukogude Liidule välja ja saadetakse Siberisse. Üksikud tulevad salaja Eestisse. Nüüd, aastal 48, ähvardab ka siinseid ingeri pagulasi küüditamine Venemaale. Noori naisi päästaks üksnes abiellumine. Elsal on peigmeheks Hugo. Sõbrannet ja saatusakaaslast Ainot ootab väljasaatmine. Noh, võt, nad olid nii hädas, nad teadsid juba seda venelast, et see ei vii kuhugi mujale kui Venemaale. Mitte ei taha minna, et kuhu me läheme jälle sinna ja siis sai räägitud, et kuule Jüri, päästa Aino ära. No Jüri alguses naeris ja mõtles, et noh, mis siis ikka, nagu nii. Ja, et võtan ära, lähme registreerime ja läksid. Ja. 7. veebruaril 48 registreeritakse Vaimast-Vere külanõukogus 2 paari, Elsa ja Hugo ning Jüri ja Aino. Ei lilli, ei õnnitlejaid. See oli niisugune fiktiivne asi ja seda nagu Aino juba ei tahtnud, et nii, et noh, mis abielu, et see ei ole abielu, see on nagu päästmine. Palju aega hiljem muheleb Jüri. Ei saanud oma naiselt musigi. Vasktorudest läbikäinud poiss tajub, et kodus ööbida on kahtlane. KGB haarangud on igapäevane asi. Metsad ja rabad ju metsavendi täis. No ma mäletan, kui ma väike olin, et siis Jüri mingi nädala või paar oli siin meie maja juures, majas tähendab elas ja just nagu ta varjas ennast. Ja meie lastena ei tohtinud nagu seda palju kellelegi rääkida. Varapatusena aimab Jüri tulevast märtsi küüditamist ette. See läheb temast napilt mööda. Onu Märdi 3-lapseline pere saadetakse tervenisti Siberisse. Vanaisa Jaan
jääbki sinna mulda. Mets varjab ja mets kaitseb. Ja Jüri lähebki metsa. On mai 49. Küüditamisest Eestis on möödas 2 kuud. Lebedev oli salga ülem meil metsakorralduses, valge kaartlane, kui ma tohin seda ütelda üldse. Ja sellel kevadel oli ka tulnud ametisse Jüri Jott, nagu teda hüüti. Ja nähtavasti ei olnud ka temal Tallinnas elukohta ja tema tuli ka Aegviitu elama. Toakene oli veikene, kuid meile 2 oli ta piisav. Me mõlemad tegime väga tihti tööd kodus ja see maja siis, kuhu me tulime, on maja, kus me momendil istume ja oleme. Sinna koondus veel niisuguse inimesi, kes olid siis kas Saksa sõjaväes olnud või lennuväeabiteenis olnud või kes oli Soome poiss olnud või. Ja teiste hulgas tuli sinna ka Jüri Müür. Talle meeldis magus, nii et igal palgapäeval ta läks poodi, ostis 2 kilo, nagu ta ise ütles, šokolaadikommi, jagas teistele, sõi ise. Kord põrkab ta ninapidi kokku metsavendadega. Jüril ju metsamehe vormimüts ja üle pea militaarne väljanägemine. Suur vend KGB on tõepoolest Jüri silmist kaotanud. Ühe rajooni osakond pärib teiselt, kus on kodanik Müür. Aegviidu täitevkomitee on ilmselgelt närvis. Kodanik Müüri elukoht on teadmata. Korralagedus. Tapa MVD teatab selle peale Jõgeva MGB-le, et metsatehnik Müür on teadmata suunas lahkunud. Tapa aadressbüroo väidab tagaotsitava elavat ikkagi Aegviidus, Kase 9. Ja Herbert Kübar mäletab, metsatehnik Müür on vahepeal Aegviidu kultuurimajas hakanud näitekunsti andunud harrastajaks. Aga mul on jäänud mulje Jürist kui energilisest teoinimesest, kellele tehniline töö ei istunud. Ja siis ta vahel vajas ka kaastöötajate kaastööd. Ja siis ta tõi jälle šokolaadikommi ja tasus sedasi meile. Ohtlikud aastad. Käib sõda Eesti metsavendadega. Tark mees istub sellisel ajal vaguralt mõnes metsavahi heinalakas. Jüri oli muidugi julgem, kuulutati välja Eesti Raadio diktorite konkurss. Ja tema oli kohe sinna valmis minema, nagu hakkaja, nagu ta oli ka asja peal. No jo, see oli temasse programmeeritud, et ta julges ennast demonstreerida. Proovilint pole säilunud. Esimest korda kuuleme Jüri häält Eesti Raadios 12 aastat hiljem. Piiri taga süüdistatakse Nõukogude kinokunsti sageli tendentslikkuses. Mis sest? Me oleme uhked sellele, et avalikult kogu oma südame ja mõistusega oleme partei truutabilised. Artiklis parteiorganisatsioon ja parteiline kirjandus seadis Lenin kogu teravusega üles küsimuse loominguvabadusest. No on alles tekst. Ei, diktoriks ta ei saa. Tal ei ole veel Marsseli käppi põuas, veel ei unistada filmist. Õigupoolest pole tal veel keskharidustki. Jüri on just lahkumas Suure-Jaani metsakorraldusekspeditsiooni 5. salgast, kui ta leiab kabalas siinse ürgmetsa. See on tulevane filmi põrgupõhja. Noormees lahkub Eestist, igaks juhuks. Ma Jüri käest küsisin ka, et kas oled sa ennem ka seda tööd teinud? Ütles jaa, kus sa tegid? Ütles Junkersi tehastes. Endalgi ootamatult on Jüri nüüd soojusisolatsiooni monteerija 4 pikaks aastaks. Aga palk on hea. Ta oli nüüd väga tragi. Mind ajas naerma, ta oli nüüd rats ja kui segu hakkasime tegema, et labidaga keerata, siis ta ütles, mis me jamame, et võttis säärikut jalast ära, kalifeedes üksisääret tõstis üles ja kukkus seest rampima, aga nagu vanasti obused sõtkusid savi telliste tegemiseks. Ja siis läks Segeža sõit lahti. Karjala linn, Segeža, soome keeli Sege. See on enne kõike hiigelsuur tselluloosi ja paberikombinaat. Ümberringi vangilaagrid, platnoid.
kevadel sulab lume alt 7 laipa. Väidetavalt rahulik linn. Lähetusse tulnud eestlased hoiavad omaette. Jürist saab varsti muidugi brigadir. Ja Jüri ütles siis, et ennem sealt abed ka ei aja, kui tagasi tuleme. Jah, ta oli niisugune metsast tulnud mees, niisugune sulil. No kaabudega läksimegi ka, jah, säärikud jalas. Ja. Töö on raske ja kurnav. Ülikuumad torud ja katlad, asbest. Siinsamas Karjala pärapõrgus hakkab Jüri väga-väga pikkamisi unistama filmist. Esiotsa ei tea sellest keegi. Ja Hans Albers muudku laulab. La Paloma, oh hey, einmal wird es vorbei sein. Me tegime ikka temal nalja, et Jüri, sinust saab kas fotograaf või saab sinust mingi operaator või et temal oli moodi nahkmantel ja fotoaparaadil alati kaas. Sest tema need pildid on kõik tehtud, Jüri oma tehtud. Jüri ja hundiala vesi. Viina joomist meil oli väga vähe. Ma ei näinud teda kunagi, et oleks võtt, et kui inimene kaotab kontrolli omale, seda Jüri kunagi ei olnud. See Geesa töölisnoorte keskkool pole eriline intelligentide taimelava, kuid Jüril tuleb see nii või teisiti läbi teha. Aga võib-olla, et ta ka õppis, vaat seda ma ei tea, aga ta tuhnis neid raamatuid küll. Lõpetades on ta 24-aastane. Edasist saatust kalkuleerib Jüri täiesti täpselt. Ja siis ükskord ütles, et tule Helmut, et lähme näite ringi, et see oli oktoobripühadaeg ja selle näidendi pealkiri oli Unustamatu 1919. Ütles, et on vaja seal 2 salaagenti ja meil olid just niisugused kõvakübarad ja valged sallid ja mustad mantlid. Saksad ütles, et tuleb kordamisele. Aga seal üks osanik seal või kes see oli, juua täis peaga, sõitis Villisega selle klubi kuradi treppist üles ja siis öeldi, jääb see jama ära. Nõndaks. Mängib jalgpalli, taob tantsuks trummi, lavastab klubis ajakajalisi näitemänge, aga koduteel peavad alumiiniumnukid taskus olema. Õhta hilja oli töölt tulnud ja keegi olid kallale tulnud ja siis oli äsand ja siis ta just oli kurameerinud vist ühe haigla õega. Ja see oli ütelda, et ööse toodi üks sisse, kellel lõualuu oli puru. Haigla õde on tegelikult siia sundsuunamise saanud noor vene arst Zinaida Varakina. Siina. Ну вот в первое впечатление, когда я его увидела, это был высокий, такой крепкого телосложения, ухоженный блондин такой, ну, как северные народы. Такой. Jüri on ägeda kopsupõletikuga haiglas. Olukord on kriitiline. Siina sõidab Moskvasse ja hangib ime küll penitsiliini. Nüüd päästab Jüri elu. Sest see pagana poiss meeldib talle. Только он пришел с шампанским и сказал, что ты будешь моей женой. Вот это так было. Вот такое было ей предложение. Kas sobib siinkohal meenutada, et Jüri on vähemasti juriidiliselt veel abielus Ingeri tüdruku Ainuga. Siina on esimene inimene, kellele Jüri räägib oma filmiõppimise ideest Moskvasse, kinoinstituuti. Я думаю, что это мысль Зинаиды Николаевны. Olgu, võtame seda siiski kui tööhüpoteesi, sest Moskvasse tahab pääseda ka Siina. Nein, ich kann dich nicht vergessen, du braunes Mädchen aus Samoaland. Nein, ich kann dich nicht vergessen, du braunes Mädchen aus Samoaland. See oli suur asi, armastas kinos käia. Tead, mis on? See on ikka niisugune maailm, issand jumal, näed, kuidas liigub, vaata kui vahi, kuidas kõik. Ja sealt tuleb vahi. Kukkub kuramus ja näed, lendab. Ära ütle. See võib, ja peale selle, kui sa veel oled niisuguse natuuriga nagu tema, sest ta tahtis olla.
Jüri mobiliseeritakse Nõukogude armeesse kordusõppustele. Siin annab ta järjekordse vandetõotuse. Võõras mundris ja võõrale võimule. See eestiaegne poiss. Luftwaffe kapral. Õhudessantvägedes teenimine saab peaaegu saatuslikuks Kinoinstituuti sisseastumisele. Õnneks kõik laabub. Eluloo kirjelduses läheb tulevase filmilavastaja loominguline fantaasia suisa perutama. Siin on ta poisikesena Saksa fašistide poolt arreteeritud ja vireleb sõja lõpuni koonduslaagris. Hakka või nutma. Jüri ei tea, ei tohi teada, et KGB tahab tema pabereid säilitada 50 aastat. Jüril nagu ka samal 55. aastal Kinoinstituuti astunud Leida Laiusel veab. Nende kursust tuleb juhendama maailmaklassik Aleksandr Dovženko. Stalini ajal julmalt kõrvale tõrjutud. Nüüd Hruštšovi sulakünnisel taas tegutsema lubatud režissöör. Siin meistri omakäelised märkused sisseastumiskatsetelt täna veel suletud Dovženko arhiivist. Но главное, конечно, Довженко подбирал, видимо, по своим каким-то критериям, потому что курс очень разный, он интернациональный, потому что были поляки, татарка была, таджичка была, чех, все прибалтийские республики, 4 очаровательных грузина, ну и так далее. Millegipärast nii kukkus nagu välja meie ringkonnas üldse kõik, kes me tolle lõppisime, et Jüri oli niisugune agar ja aktiivne ja meie jaoks oli ta nagu vaatasime ka alt üles, sest ta oskas saksa keelt. Aga Jüri oli liider rollis kogu aeg. Ведь смотрите, курс такой яркий, что он действительно в общем какие-то, так сказать, какие-то вехи в кинематографе означил. Это и Атар Яселяне, это и Лариса Шипитько, это и Лейда Лайус, это и Юра Мюр. Но, конечно, он выделялся... Чем он выделялся? Он выделялся какой-то стойкостью, может быть, немножко суровостью, может быть, не очень разговорчивостью. Хотя он был человеком с юмором, скорее закрытый. Не потому, что он не хотел открыться, это характер. Ta võttis igal pool kohe esmaselt sõna ja kas tal oli õigus, mitte õigus, aga ta ikka väga räigelt vahel ja väga tugevalt ja väga julgelt. Jüri jõuab anda Dovženkole režiieksami hindele väga hea. Hilissügisel teise kursuse hakul tabab Dovženkot infarkt. Ta sureb. Kursus jääbki ilma juhendajata. Tudengid lihtsalt keelduvad asendajaid omaks võtmast. Jürile jääb Aleksandr Dovženko romantiline poeetilisus ilmselgelt võõraks. Nad on selleks liiga erinevad loo ja natuurid. See Eesti režissööri hakatis ja Ukraina maailmamees. Да, но вы представляете, насколько, если он за год успел в нас столько, так сказать, заложить. Но еще почему успел? Да потому что он подбирал людей, которые резонировали с ним. Dovženko matused. Paremal Leida Laius. Jüri Müür. Ungari rahvaülestuse verine mahasurumine samal 56. aasta sügisel kainestab paljusid. Ei tea, ei mäleta, kui jutt läheb minevikule. Valmivad esimesed kursuse tööd. 4. kursus. 1 Erich Maria Remarki novell. Jüri ise kaadris. Edev natsimärdi poiss, nagu ta on. Veel 1 mundrimees, selles pikas mundrimeeste reas, keda tal elus mängida tuleb. Tallinna kinostuudios töötav režissöör Igor Jeltsov kutsub tudengi härra Müüri oma KGB filmi Sutsu tegema. Kutsumata külalistes aastal 1959 ongi Jüri välismaise luurekeskuse raadiomeister. See on tema esimene lähem tutvus venekeelse ja venemeelse Tallinna kinostuudioga. Stažöörina Mosfilmis. Soomlane Mikko Niskanen
eestlane Jüri Müür, lätlane Viktor Slorens, kõik Kinoinstituudi poisid. Bondartšuki Inimese saatus, Moskva filmifestivali peapreemia. Mismoodi üliõpilane Müür Mosfilmis oma ekspertoskusi saksa mundrite, relvade ja sõdurislängi osas seletab, seda ma ei tea. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге. Auf unser Waffen, meine Herren! Это для нас большая радость. А потому я великодушно дарю тебе жизнь. Вступай в свой блок. Юра сказал, что его оставляет Бондарчук у себя на работу. Такой одухотворенный, окрыленный. Он говорит, нет, я этого не хочу. Я здесь буду очень долго никем. А у себя в Эстонии я буду очень быстро всем. 5. kursuse tudengina 1960 intervjuus Prantsuse filmiajakirjale Cinema räägib Jüri esimest korda oma soovist ekraniseerida Tammsaare Põrgupõhja uut vanapaganat. Ja igaks juhuks pingutab üle. Ma eitan absoluutselt kristlikku moraali. Siit peale räägib Jüri õhinal kõigile oma suurest kinnisideest. Kinoinstituut annab õnnistuse, tehku diplomitöö. Tallinnast, kinostuudiost tuleb telegramm. Ei. Põrgupõhja jäi lihtsalt tagaplaanile ja jäi nagu teiseks filmiks loomulikult, eks ole. Võimalik, et selle taga oli ka vanemate seltsimeeste lihtsalt nõuane, et oota natuke mees veel. Kultuuriminister Ansberg. Ma arvan, jah. Tuiskon 3. päeva, uksi käib seliti. Tuiskon 3. päeva, uksi käib seliti. Lund on toas, kuhu alles hiljuti koliti. Tuiskon 4. päeva, mida me kardame. Tuiskon 4. päeva, mida me kardame. Julged püüame olla, mida me kardame.